saad täita, kui sul on julgust nende poole püüelda. Ja see on sama, just, aga teate, miks see on oluline? Siin oli sõna julgus. Sa pead julgema unustada, sa pead julgema oma... Ja ka tegutsema. Ja. Mida see tähendab? Toon sulle näite. Sa ütlesid, sa nägid mind telekas. Ja. Ringvaates. Nii. Miks ma seal olin? Oli julgus. Sul oli julgus midagi teha. Ja ma püüdsin päti kinni. See oli see põhjus, miks ma seal olin. Ja see oli... Kas ma räägin teile selle loo? See oli päris tore lugu. Kas te teate sellist väikest nagu rühmitust, nagu ühesõnaga väiksed Pärnumaa talunikud, neid kutsutakse Pärnumaa Ott. On ju, otse tootjalt tarbijale. Nii, just. Neid kutsutakse ja nemad käivad Pärnu haigla juures müümas iga teisipäev ja iga neljapäev Pärnu keskuse juures oma kohalikke saadusi. Seda ma tean. Ja nüüd ma näitan teile, tüdrukud. Ma üldse ei luiska ka, et mul olid jalas needsamad kingad ja mul oli käes see sama kott. Arvake ära, kas ma Pätile tundusin üsna ohtlik? Ei. Nii. Aga mis toimus, oli see, et ma jõudsin ühe lehvi juurde. Ei pannud, aga ta sõitis rattaga minu ette ja ta võttis selle müüja rahakassa ja hakkas sellega ära sõitma. Nii. Aga nüüd oli vaja julgust. Kui me räägime julgusest. Ma ei pannud kotiga ja teate, mis ma tegin? Ta hakkas ära sõitma, aga mul reaktsioon oli selline, et ma pöörasin siitpoolt ja võtsin ta sadula torust kinni. Vennal lõi Adreka niimoodi lakke, et ta ei saanud aru, mis toimub. Miks ta ratas ühe koha peal seisab? Ja kusjuures see oli nagu see, kus sa ei mõtle, aga selles mõttes sa nagu ei süvene sellesse, et issand jumal, mida ma nüüd teen. Ei, minu mõte oli see, et mis mõttes ta võtab selle nagu rahakassaga? No mis mõttes? Ja tegelikult oli huvitav jälgida, kuidas osadel, ütlen ka meestel, neil puudus see julg, nad tardusid. Uskuge mind, sel hetkel on sul endal ka Adrekas üsna laes ja siis sa nagu vaatad lihtsalt tegelikult, mis toimub. Ja mõtled, et aga miks sa ei liiguta? Ma olen naisterahvas, et miks sa veel midagi ei tee, on ju? Ja siis ma veel kõvele ütlesin, kuulge, et tulge mul appi, ma ei jõua teda kaua kinni hoida. Ja siis läks nagu action edasi ja nii edasi ja nii edasi ja ma lõpetasin politseimajas. Sest et siis mind kuulati üle ja nii edasi. Ja siis hiljem, kui kõne tuli, see oli oktoobrikuus, kui öeldi, et Justiitsministeeriumi poolt on siis autasu kodaniku julgusaumerk. Ja mis te sellest pätid? See pätt, temaga tegeleti, aga ma edasi rohkem ei tea. Aga teate mis? Kui ma politseimajast välja tulin, kuna selle pätil oli sõber ka kaasas. Aga minu auto ei olnud seal politseimaja juures, vaid ta oli Porta tasuta parklas. Ja mul oli 2 varianti, kuidas sinna minna. Ja uskuge mind, ma küll mõtlesin peas, et no nii, aga sõber on tal väljas. Aga kui ta tahab mulle kätte maksta selle eest, et ma vahele astusin. Kus politseimaja ei? Tal ei ole õigust, aga uskuge mind, mul tekkis hirm. Ja mida ma tegin? Ma läksin hirmule vastu, sest mul oli variant minna kas pika kaarega või sealt läks üks lühem tee, mis oli selline tihnik. Ma läksin sealt, sest ma kartsin. Ainult niimoodi me läheme nagu oma hirmudele vastu minnes ja saame need ületada. No vot,